Iraani režiim on küll löödud, kuid mitte veel mängust väljas. Kuid Lähis-Idas toimub veel üks revolutsioon. See on Iisraeli revolutsioon Araabia maailmas. Esimest korda Ravan Osman, minu kallis sõber, kolleeg ja lugupeetud külaline siin Al-Shakal Al-Satlana saates. Meie Lähis-Ida, meil on võimalus, millest oled rääkinud juba pikka aega. Ammu enne seda, kui mul oli au sinuga kohtuda. Aga sa oled rääkinud Iisraeli revolutsioonilisest muutmisest Araabia maailmas, araabia keeles. Kui Lähis-Ida põliselanik, kõigi Lähis-Ida vähemuste esindajana ja isegi kui kaaslane araabia moslemi enamusele Lähis-Idas. Ja siin on meil võib-olla enneolematu hetk, kus Iisrael kogu oma tehnoloogia, sõjalise võimekuse ja julgusega tõesti neutraliseerida Iraani režiimi. Messiaanlik, džihadistlik, apokalüptiline, šiitlik, mitte araabia võim, mis on rünnanud araabia maailma otseste rünnakute poolest isegi rohkem kui Iisraeli ja Ameerika Ühendriike. Ja siin on uus võimalus. Kas hindaksite seda nii? Kõigepealt aitäh, Tan, sinuga koos olla on alati rõõm. Aitäh! Teiseks, jah, tõepoolest, Iisraelil on võimalus luua endale uus roll Lähis-Idas. Muidugi, minu arvates ja paljude iisraellaste arvates on iisraellased põliselanikud Lähis-Idas. Lähis-Ida ei ole ühtne džihadistide grupp, olgu need siis sunniidid või šiiad. Sellest piisab. Me peame omaks võtma oma kultuurilise mitmekesisuse, meie rikkaliku kultuuripärandi. Ja Iisrael alustas seda protsessi, rajades oma juured tagasi sinna juutide esivanemate kodumaale. Ja see peaks inspireerima teisi, mitte sunniite ja šiite piirkonnast välja ajama, vaid õpetama neile, et enne islami tulekut meie piirkonda olid nad juba olemas. Ja neil on õigus siin koos elada ja areneda, ilma et keegi teist hävitaks. Nii et Iisrael on inspiratsiooniks. Ja täna oleme me sellel teelahkmel, kus vaenlane ei ole enam Iisrael, nagu vastupanutel maailmale ütles. Väga pikka aega, kuid eriti alates 1979 aasta islamirevolutsioonist. Täna, kui maskid langesid, mõistis araabia maailm, sunniitlik maailm ennekõike, et inimkonna, tsivilisatsiooni ja modernsuse vaenlane on Iraani Islaamivabariik ja selle käsilased piirkonnas. Nii et eiela, eitame need sillad, avame need kanalid, sest see hetk ei tule enam kunagi tagasi ja me ei lase sel mööduda ilma võimalust kasutamata ja reaalsust muutmata, eriti tulevaste põlvkondade jaoks. Tead, küsitakse, miks on selle hetke saabumine nii kaua aega võtnud? Selles mõttes, et islamirevolutsioon toimus 1979 aastal, jätkus 1980 aastasse, kui suurajatolla Khomeini naasis Pariisist. Selle revolutsiooni kommunistid ei mõistnud, et mõne kuu pärast vangistavad nende islamistlikud kaasmaalased nad. Ja paljud hukati. Ja araabia maailm oli siis tunnistajaks sellele, nende riikide kooptatsioonile ja ülevõtmisele, selle radikaalse, šiitliku, messianistliku, apokalüptilise režiimi poolt. Sest nende käsilaste kasutamise strateegia, mille käigus pandi Hezbollah Liibanoni ja mingis mõttes haarati, rööviti Liibanon, omaenda rahva, kristlaste ja sunniitide enamuse ning truuside käest. Ja nii paljudelt teistelt. Alaviidid, nii paljud teised Liibanonis, kes on araablased ja mittearaablased, kuid siis Iraani niinimetatud islami vastupanu poolt kinni püütud. Sama asi Iraagis. Teil on rahva mobilisatsioonijõud. Teatud mõttes kontrollivad nad nüüd Iraagi parlamenti. Ma räägin Iraani režiimist. Sama asi siis, nad laiendasid oma kontrolli Gazasse,
kus neil on sunniitlik organisatsioon, moslemi vennaskonnaga seotud organisatsioon Hamas, kellest sai islamirežiimi käsilane. Ja loomulikult Huthid Jeemenis. Ja see ulatub isegi Ladina-Ameerikasse, kus neil on tohutu toetus ja ülekaal. Nii et küsimus on, miks kulus nii palju aastaid, et need Araabia riigid, eriti nemad, ütleksid, et aitab küll. Nüüd nad ütlevad seda vaikselt. Aga miks nad ei öelnud seda viimased 47 aastat? Ma võiksin lisada, et kuni hiljutise ajani oli Assadi režiim Süürias samuti Iraani armee. Miks nad istutasid näiteks Hezbollah Liibanoni ning toetasid, rahastasid, koolitasid ja kasvatasid Hezbollah'd, kuni see sai tugevamaks kui Liibanoni riik? Miks nad seda tegid? Kas kiusu pärast liibanonlaste vastu? Ei. Miks nad toetasid Hamassi, kuigi see on sunniitlik organisatsioon, mis on seotud moslemi vennaskonnaga? Ja igaüks, kes teab midagi sunniitlikust ja šiitlikust islamist, saab aru, et nad ei ole just parimad sõbrad, ütleme nii. Miks nad peaksid toetama Jordaanias või Egiptuses moslemi vennaskonnaga seotud rühmitusi? Miks nad peaksid toetama nii korrumpeerunud režiimi nagu Assadi režiim, kes olid sisuliselt kurjategijad? Nad olid narkodiilerid. See oli narkokartell, mis tegi koostööd Hezbollah'ga, rahastades nende terrorioperatsioone narkootikumide kaudu. Miks nad seda kõike tegid? Nad lõid kavalalt loodud Iisraeli ümber piiratud olukorra. Nad tahavad juudid sellest piirkonnast välja ajada. Miks kehtestas Khomeini kuulsa Al-Qudste päeva, Jeruusalemma päeva? Miks see kinnisidee Jeruusalemma suhtes? Võib-olla ulatub see tagasi sunniitide ja šiitide maailmavahelise rivaalitsemiseni. Kujuta ette, et iraanlased võistlevad sunniitide enamusega. Arvud on sellised, et sunniitide maailma toetavaid inimesi on nii palju, et šiidid ei suuda nendega võistelda, isegi kui igal neist oleks 10 last. Ja sunniidid, neil on Mekka, islami kõige pühamad paika. Nemad on moslemi maailma juhid. Välja arvatud siis, kui Khomeini naasis ja tegi oma missiooniks vabastada vaene, rõhutud Palestiina rahvas, lubades maailmale Jeruusalemma vabastamist. Kujutage nüüd ette, kui ta suudaks Jeruusalemma vabastada ja selle juutide väikese saatana käest ära võtta ning Iisraeli hävitada ja olematuks teha. Nad oleksid mitte ainult auväärsete moslemite juhid, vaid ka kõigi nende kasulike idiootide juhid üle kogu maailma, sealhulgas radikaalsete vasakpoolsete ja kommunistide seas. Iraani režiimi liitlased hakkavad Iraani vabariiki pooldama, mis lõpuks vabastas rõhutud. Või siis ikoon, rõhumise sümbol selles maailmas, trotsides ja välja kutsudes rõhujaid, kelleks on USA ja Iisrael. Peale selle panid sa mind mõtlema millelegi, millele ma varem pole mõelnud, Ravan Osman. Sa panid mu peas midagi liikuma. Ma küsin endalt alati, mis on see side Shia islami ja Al-Aqsa Moshe vahel, sest nende ideoloogias, nende islami mõistmises pole tegelikult midagi, mis esitaks neid Al-Aqsa kaitsjatena. Aga kui strateegiaks on liikuda 15%-lisest vähemusest islami domineerivaks jõuks, siis mis oleks parem viis selleks, kui kaaperdada ja omastada? Pärand, kui soovite, või vara, kui soovite. Sunniitliku islami, mis moodustab 85% islamist. Üks neist on Al-Aqsa. Seda nimetatakse islami 3. kõige pühamaks paigaks pärast Mekat ja Medinat. Šiitidel on Karbala Iraagis. Aga siin sa äratasid minus mõtte, kus Iraani režiim ütleb, oota hetk, kui ma suudan võtta enda kontrolli alla Al-Aqsa mošee, mis on sunniitide vara, siis saan ma tõsta oma staatust moslemi maailmas. Isegi kui Al-Aqsa mošeel pole minuga kui radikaalse šiidiga mingit pistmist. Samamoodi nagu Mekkal ja Medinal pole minuga mingit seost.
aga nad ütlevad, et ei, see ongi uus strateegia. Ma saan ilmuda välja ja panna sunniitliku enamuse halba valgusesse, võttes Palestiina küsimuse enda tiiva alla. Täpselt nii, nagu iraanlased tegid. Täpselt seda tegi Khomeini. Al-Qudsi päev. Need kõik on osa tema strateegiast. Ta kaaperdas selle asja, et juhtida moslemi maailma. Kui sa kirjeldad neid kui messiaanlikke, apokalüptilisi, võib-olla isegi genotsiidseid ja nii edasi, siis miks selline kinnisidee? Nad ei ole nagu Assadi režiim, nad ei ole kurjategijad, nad on ideoloogid, me peame neid terroristideks, sest just sellega nad on tegelenud ja seotud olnud alates 1979 aastast. Aga nende enda silmis, nende vaatenurgast arvavad nad, et nemad on head, kes võitlevad hea eesmärgi nimel kurjade juutide vastu. Seega on moslemi maailma juhtimine nende jaoks loomulik ja loomulikult nende roll. Ma tean, et see on veidi vastuintuitiivne, aga see on minu arusaam, mis on kujunenud araabia maailmas kasvades. Ja, see on kooskõlas keelega, mida nad kasutavad. Nad häbistavad iga araabia riiki, mis on normaliseerimiseks alatud. Nad olid väga vihased ja pettunud araabia riikides, kes liitusid Abrahami kokkulepetega. Ja nad ei häbistanud neid ainult Palestiina küsimuse pärast. Aga nende kasutatav kõnepruuk süüdistab selles, et loobuti ühest oma kõige pühamast paigast. Aga nemad, iraanlased, ei teeks seda kunagi, sest nemad on head moslemid, kes ei läinud kapitalistidega voodisse. See on põnev. Sest suur osa sellest, mida me peame Araabia-Iisraeli konfliktiks, on tegelikult sisemine araablaste vaheline või araablaste ja vähemuste vaheline konflikt kogu Lähis-Idas. Sellel pole tegelikult midagi pistmist Iisraeliga kui sellisega. Aga Iisrael on mugav sihtmärk, mille vastu paljud Lähis-Idas saavad koonduda, et juhtida tähelepanu kõrvale tõelistelt araablaste vahelistelt ja moslemite vahelistelt probleemidelt. Pingetelt ja vägivallalt. Ja ma arvan, et just seda peavad meie sõbrad läänes mõistma. See Lähis-Ida on palju keerulisem, kui esmapilgul paistab. Nüüd, kui me liigume selle juurde, mida te olete esitanud kui tõelist võimalust juudi rahvale ja Iisraelile kinnistada end Lähis-Ida tõeliselt põlise osana. Lähis-Ida põliskeeles, milleks on peamiselt araabia keel, annab see meile uue võimaluse. Selgitage, kuidas see võib toimida viisil, mis seni pole hästi toiminud. Lubage mul tuua teile üks näide. Pärast 7. oktoobrit andis Khaled Mashal intervjuu Saudi kanalile, mis on üks suurimaid Araabia maailmas. Ja intervjueerija survestas teda tõesti, ta on üks parimaid. Ja ta ütles tal, härra Mashal, te ei konsulteerinud Gaza elanikega enne, kui tõite neile sellise laastava sõja kaela. Ja püüdes end olukorrast välja vabandada, ütles ta, me pidime tegema seda, mida tegime 7. oktoobril. Te ei saa aru. See on talmudistlik vandenõu Al-Aqsa vastu. Nad olid peaaegu Al-Aqsa hävitamas. Nüüd me teame seda vana kuulujuttu, mida levitas Jeruusalemma suurmufti, keegi, kes võib-olla oli isegi õelam kui Khomeini. Aga millest rääkis Khaled Mashal? Miks ta selle siis üles tõi, see ei ole oluline. Ta teab, et see oli 1920-ndatel tõhus ning Jeruusalemma suurmufti suutis mobiliseerida rahva hulki juutide vastu ründama. Ja see viis muuhulgas 1929 aasta Hebroni veresaigani. Kui Khaled Mashal mainib, et see on Talmudi vandenõu ja pääseb sellest puhtalt, mina araablannana tundsin piinlikkust, kui vähe me tegelikult teame judaismist. Ükski intelligentne ja haritud ajakirjanik ei peatunud ega küsinud temalt, kuidas saab Talmudis olla vandenõu Al-Aqsa vastu, kui Talmud kirjutati ammu enne seda, kui Al-Aqsa üldse eksisteeris.
ma toon selle näite, et illustreerida, kui vähe Araabia maailm teab judaismist, kui vähe Araabia maailm teab Iisraelist. Ja ometi arvavad nad, et teavad kõike, kaasa arvatud Talmudit. Nad arvavad, et see on see salapärane raamat, milles on palju vandenõusid. Ja kuna mõned idioodid läänes nopivad Talmudist välja üksikuid kohti, tõstavad neid esile ja tõlgendavad neid veidralt, siis arvavad nad, et see peabki olema see vandenõudest tulvil raamat, mida juudid meie vastu kasutavad. Nad ei saa aru, et Talmud koosneb väga paljudest raamatutest ja kommentaaridest. See ei ole midagi, mida sa lihtsalt mõistad. Isegi tõsine rabiinlik õpetlane ei pruugi Talmudit täielikult mõista. Ometi väidavad araablased, moslemid, inimesed, kes pole kunagi juudiga rääkinud, et nad teavad Iisraeli kohta kõike. Selliste juhtide tõttu nagu Khaled Mashal, Khomeini, Khamenei, Hassan Nasrallah, kui nad loevad 6, 1 või 2 artiklit, mis on kirjutatud Haaretsis ja avaldatud Haaretsis, arvavad nad, et teavad Iisraeli kohta piisavalt. On aeg mikrofon tagasi võtta. On aeg, et iisraelased räägiksid omaenda loo. Teate, palju aastaid tagasi oli üks minu mentoritest, minu esimene Iisraeli sõber, Yossi Klein Halevi, keda ma väga armastan ja austan. Ja me kohtusime, sest ta kirjutas selle raamatu Kirjad minu Palestiina naabrile. Ja mida Yossi palestiinlastele soovitas, oli see, et nad kuulaksid tema lugu. Luba mul rääkida oma lugu, kui sa tahad, et ma sinu oma kuulaksin. Nüüd me laiendame seda ja pöördume Araabia maailma poole. Mitte tingimata selleks, et nendega suhelda, vaid et rääkida oma lugu. Antinormaliseerimise seadused ja poliitikad, mis kehtestati juba 1950. aastatel. Takistasid araablaste ja iisraellaste omavahelist suhtlust isegi välismaal. Ja ma arvan, et eesmärk mõte oli juudi ja iisraellase inimlikkuse eitamine, nende dehumaniseerimine ning kõigi nende mõttetute lugudega läbi pääseda, mis Araabia ja moslemi maailmas ringlevad. Kust need tulevad? See on segu vanadest antisemiitlikest kristlikest lugudest, mis tulid peamiselt Euroopast, aga samuti ka sellest vihkamisest või alaväärsest staatusest, mis anti raamatu rahvale, ählel kitaabile, kristlastele ja juutidele, moslemite võimu all. See tähendab dimmi, seda, mida nad nimetavad dimmi staatuseks. Dimmitude, see tähendab dimmi staatust, mis oli inspireeritud kristlikust Euroopa antisemitismist. Ja lisage sellele kõik vandenõud, viha, poliitiliselt motiveeritud viha juutide vastu. Kui Araabia juhid said teada sionistlikust liikumisest, sionistlikest projektidest juba enne juudi riigi loomist. Kõik need kuulujutud, vandenõuteooriad ja kuulujutud, mida levitati tahtlikult juutide vastu, et õhutada viha, püüda takistada ja võidelda sionistliku projekti vastu, on viinud meid tänasesse olukorda. Aga pärast 70 aastat võõrandumist, kus inimesed tõesti usuvad, eriti Süüria või Iraagi maapiirkondades, oleksin üllatunud, kui keegi Liibanonis seda usuks. Aga see pole võimatu. Kuid ma olen üsna kindel, et suurtel aladel Egiptuses, Liibüas arvavad inimesed tõesti, et juutidel on sarved ja saba. Sellest jamast aitab. Me elame aastal 2026. Ja see vihkamine ja õhutamine on nõudnud 10 000 inimeste elusid. Sellest aitab juba. Seega ma soovitan kõigil Iisraelis, kellel on selleks võimalus, hakata oma lugusid jagama. Juudid, iisraellased, hakake oma lugusid jagama. Ja ma ütlen meelega juudid ja iisraellased, sest ma tahaksin, et juudid räägiksid maailmale vene, türgi, saksa, araabia ja heebrea keeles. Jagage oma lugusid. Ja iisraellased, juudid ja mittejuudid, jagage oma lugusid. Mida tähendab olla sionist? Inimesed Hispaanias, Kanadas ja Austraalias arvavad, et me oleme teemonid. Ma pean end uhkeks sionistiks. Ma räägin maailmale, mida see minu jaoks tähendab. Kui paljudeni ma jõuan? 1 000 000,
me vajame armeed iisraellastest ja juutidest, kes hakkaksid neid lugusid rääkima. Eriti araabia keeles, eriti. Araabia keeles ja teistes keeltes, aga me lisame araabiakeelsed subtiitrid. Sellepärast ma liitusin JCFA-ga. See on projekt, mille ma teile tein. Hakkame rääkima neile, kes arvavad, et me oleme koletised. Mis on judaism? Mis on sionism? Kuidas Iisrael õitseb kõigi raskuste kiuste? Ma arvan, et see aitab tõesti, kui me näitame iisraellasi inimestena ja selgitame inimestele, milles selle riigi mõte seisneb. Miks pöördusid juudid just siia tagasi kõigist maailma paikadest? Kui mitu korda mainitakse Jeruusalemma iga päev juudi palvetes? See ei ole küsimus sellest, see ei ole koloniaalprojekt. See on põline. Juudid ei tulnud siia selleks, et riiki välja pressida või varastada selle Araabia maa Palestiina rikkusi. Mida me peame Palestiina all silmas? Briti-Palestiina mandaati? Ma mäletan seda väga kuulsat ja tänaseni levinud Golda Meiri avaldust. Mida sa pead palestiinlase all silmas? Mina olen palestiinlane. Meil oli Palestiina pass. Nii et meie probleem on peamiselt masside teadmatus. Ja see on palju keerulisem professionaalsete antisemiitide juhtide seas, kes sõitsevad juutide ärritamise pealt. Me peame tegema vahet. Kas me räägime lääne või araabia maailma akadeemikutest? Kujutage ette, araabia maailmas akadeemikud võtavad selliseid raamatuid nagu Sioni tarkade protokollid tõsiselt. See on tavaline kirjandus. Ostsin Damaskuses vähem kui $1 eest oma enda eksemplari Sioni tarkade protokollidest ja Adolf Hitleri Mein Kampfist araabia keeles. See on üks populaarsemaid raamatuid araabia maailmas. Seda leiti kogu Gaza sektoris viimase sõja ajal Hamasi vastu. See ei üllata mind üldse. Seda leidub araabia linnades igal nurgal. Ma ei ütleks nii, ma ei kujuta ette, et sa leiaksid Mein Kampfi Araabia Ühendemiraatides või Bahreinis või isegi Saudi Araabias. Saudi Araabia oli liitumisele väga lähedal. Ma arvan, et see on väga oluline punkt, mille sa praegu tõstatad, sest me rääkisime mõnede väga-väga heade sõprade ja kolleegidega. Ariel ja Michael Varshovski, kes on tõeliselt olulised intellektuaalsed mõtlejad juudi maailmas. New Yorgis ja on sügavalt seotud meiega Jeruusalemma keskuses. Ja nad tõid välja veel midagi. Nad juhtisid tähelepanu millelegi vestluses, mis Hollid ja mina nendega pidasime. Ja nimelt sellele, et praegu on araabia maailma osades, eriti Pärsia lahe piirkonnas, toimunud murrang, kus koolides, õpikute tootmissüsteemis, aruteludes ja akadeemilises maailmas toimub reform. Seal välditakse juutide demoniseerimist ja juutidel lubatakse oma lugu araabia keeles ise rääkida. See pole ainult katse lõpetada juudi demoniseerimine. Ma arvan, et eriti Araabia Ühendemiraadid olid edukad, sest nad edendasid sallivust kui sellist. Sallivust, teise aktsepteerimist, ükskõik, kes see teine ka poleks. Ja see lähenemine puudub araabia maailmas, nendes araabia riikides, mis on kaugel Abrahami kokkulepetega ühinemisest. Nendes riikides ei ole antisemitism see, millega me peame võitlema. See on kitsarinnalisus ja viha teistsuguse vastu. Võtame näiteks Egiptuse. Kuigi neil on Iisraeliga rahu, on see külm rahu. Vaadake, kuidas kopte tänaseni koheldakse. See on kiireloomuline probleem, sest need on teie kaasmaalased, keda igapäevaselt taga kiusatakse ja väärkoheldakse. Nii et kui nad nende probleemidega tegelevad, siis ma arvan, et nad on juba väga palju lähemale jõudnud ka juudi aktsepteerimisele. Sest see puudutab juute, jesiide, kurde, alaviite, ismaeliite ja keda kõike veel. Juudid, samuti trusid.
aga muidugi trusid, bahaid, meil on rikkalik kultuuripärand, mitte ainult usuline, vaid ka etniline. Nii et probleem on terav, pakiline, nad peavad sellega tegelema. Kui nad teeksid seda kõigi nende inimeste, kõigi teiste jaoks, siis oleks ka juudi vastuvõtmine palju lihtsam. Aga tagasi juudi juurde, sest me istume praegu Jeruusalemmas. Ja probleem, Iisraeli vastu õhutamine, viis laastava sõjani. Ja ma olin kindel 7. oktoobril, kui vaatasin, mida Hamas salvestas ja jagas, et see sõda laieneb. Paratamatult oli see mõeldud kui viimane sõda Iisraeli vastu. Aga ootamatu pööre, see on hoopis viimane sõda kurjuse telje vastu, vastupanu telje vastu, mis seisab vastu Iisraeli olemasolule, aga ka modernsusele. Kuna me seisame silmitsi laastava sõjaga, on hädavajalik leida lahendus antisemitismile ja antisionismile Araabia maailmas. Kuidas me seda teeme? Minu lahendus on nendega rääkida. Räägi oma lugu, võta mikrofon tagasi ja ütle neile, et ma võtan sinu narratiivi vastu. Ma aktsepteerin, et palestiinlased, kes on sündinud Ramallas, ei valinud ise sinna sündida. Ja see ei ole 15-aastase süü. See ei ole nende süü, et nad on selles poliitilises dilemmas kinni. Ma saan aru. Aga kui sa tahad, et ma kaasa tunneksin, siis luba mul ka oma lugu rääkida. Juudina võin ma sulle öelda, et 850 000 juuti aeti sellest Araabia maailmast välja. Vaata meie kalmistuid. Vaata seda kultuuripärandit, mille me endast maha jätsime. Küsi oma vanavanematelt nende juudi sõprade kohta. Kas nad olid head inimesed? Küsi neilt juudi lihuniku, juudi advokaadi, arsti kohta. Nad ütlevad sulle, et need olid head inimesed. Miks sa siis täna näed meid kui teemoneid? Ma ei saa seda konkreetset lugu rääkida, sest see ei ole minu oma. Ma tahan, et sina, iraaklane, jeemenlane, liibüalane, egiptlane, Süüria juut, räägiksid neid lugusid. Vene juut, räägi neile oma lugu. Poola juut, ütle neile, ei, me ei pärine Poolast, Venemaalt ega Hispaaniast. Räägi neile, miks teid välja tõrjuti. Miks sa olid Iraagis? Räägi neile Talmudist, Talmud Jerusalemist ja Talmud Pavlist. Miks on olemas Babyloonia Talmud? Räägi neid lugusid. Sest isegi kui ma elan veel 30 aastat, pole sellest piisavalt. Mul ei ole piisavalt aega, et neid lugusid rääkida. Me vajame armeed. Ja ma kutsun teid üles kasutama tehnoloogiat, kasutama sotsiaalmeediat ja selle jõudu, sest see ületab piire. Rääkige oma enda lugusid ja me muudame selle Lähis-Ida tulevikku. Selle asemel, et olla läänes tuntud ainult oma sõdade ja viletsuse poolest. Ja lõpuks tundub, et meie tänasest arutelust selgub, et Iisrael peab tõesti hakkama endast rohkem andma selles mõttes. Võtma kasutusele nulltolerantsi strateegia sellise propaganda, õhutamise ja delegitimeerimise suhtes, mida ta on varem poliitikana talunud. Ja tõesti võtma juhtrolli Lähis-Idas, mitte ainult vähemuse rolli Lähis-Idas. Ma arvan, et täna, eriti pärast seda, kui Iraan ründas oma Araabia naabreid, on meil võimalus. Kus Iisrael saab rääkida katarlastega, kutsuda neid oma seisukohti ümber hindama, kutsuda neid Al Jazeera puhul juba veidi hoogu maha võtma. Selle õhutav roll on olnud laastav juba sellest ajast, kui olin laps. Ma vaatan Al Jazeerat ja usun kõige absurdsamaid lugusid. Näiteks, alustage sellest. Rääkige katarlastega ja võtke nad vastutusele. Kui keegi, kes elab Ida-Jeruusalemmas, Iisraelis, räägib Al Jazeeraga ja väidab seda, ainult moslemitele ja kristlastele ei lubatud juurdepääsu oma pühapaikadele vanalinnas. Moslemitele ei lubatud Ramadani ajal Al-Aqsas palvetada ja kristlastel takistati juurdepääsu Pühahaua kirikule. Ma sooviksin, et Iisrael oleks proaktiivsem. Nad postitasid X-i. Ministeeriumid teatasid, et turvakaalutlustel ei pääse keegi vanalinna pühapaikadesse.
sealhulgas juudid, kellel ei lubata minna palvetama Kotelisse ehk Läänemüüri juurde. Ma sooviksin, et Iisrael teeks jõulisemaid avaldusi, et need valed ümber lükata. Ja kui keegi elab Ida-Jeruusalemmas, valetab ja räägib Al Jazeeraga, siis peavad sellel olema tagajärjed, sest need on ilmselged valed, kas pole. Ja need viivad õhutamise, protestide ja vahistamisteni. Ja siis leiame end nagu tavaliselt vägivalla nõiaringis. Nii et jah, ma olen sinuga nõus. Ma sooviksin, et Iisrael võtaks kasutusele nulltolerantsi poliitika ka valede suhtes. Eriti, kui need valesid levitavad siin Jeruusalemmas ja Tel Avivis inimesed, kes on kangelased, staarid kanalites nagu Al Jazeera, aga mitte ainult. Ja nad jätkavad nende riikide laimamist ja levitavad räigeid valesid. Noh, meil on palju tööd ees ja meil on väga vedanud, et sa oled osa Ammi islamist. Ja me ootame veel palju arutelusid Al-Shakkar al-Zatlana teemal, sest see on tõesti meie Lähis-Ida, meie kõigi jaoks. Juudid, araablased, moslemid, kristlased, trussid, kurdid, iraanlased, tõesti, aserid, issand, turkmeenid, alaviidid. See on piirkond meile kõigile. Ja ma arvan, et see on neshama, selle hing ning sinu arusaamade alatoon. Aitäh sulle, Ravan Osman, hea sõber ja kolleeg ning JCFA vanem teadur. Ja me tõesti kutsume oma kuulajaid ja vaatajaid meiega ühinema ning toetama seda enneolematut teed Iisraeli suunas. Rääkides oma lugu, eriti araabia keeles, ingliskeelsete subtiitritega, hõlmates samal ajal araabia, ida ja lääne. Suur aitäh, Tan! Teeme selle ära. Ja loodame, et näeme oma eluajal rahu Lähis-Idas, kus saame õhtustada Beirutis. Õhtusöök Beirutis kõlab väga hästi. Ja, et Liibanoni sõbrad kutsuksid neid õhtusöögile Jeruusalemma ja Tel Avivi. Inshallah, Bezrat Hashem, suur aitäh! Aitäh!